Head erakonnakaaslased. Ma leian, et sellel ilusal üritusel peaks olema ka see inimene, kes ütleb ka ebameeldivaid asju. Esimehe kandidaadid seda endale ei või lubada, sest nemad peavadki vaatama paremasse tulevikku ja sisendama optimismi. Aga lubage mul olla see siis paha tüdruk, kes räägib sellest, mida alati ei öelda teile. IRL-i olukord ei pea tõesti ilustama. Meie toetuses ei ole süüdi ei küsitluste metoodika ega ajakirjandus. Ei ole süüdi ka konkurendid ega ka Brexit ja Trump. Valijal on alati õigus. Kehvas soorituses on süüdi ikka sooritaja ise. Ma ei ütle, et erakond tervikuna, vaid juhtkond. IRL-i poliitika palgelised sooritajad. Selleks, et olukorda parandada, tuleb enda probleeme tunnistama ja ma nimetan 3 olulist asja. Esiteks, meie viimaste aegade retoorika. Me räägime tihti, et ERL on valitsuses selleks, et midagi takistada, et ära hoida hullemat. Aga ainult ärahoidmiseks ei olda ju koalitsioonis. Ometi me oleme selles koalitsioonis ja veelgi enam, me tegime palju selleks, et see koalitsioon saaks teoks. Räägime siis parem, miks me oleme selles koalitsioonis. Me oleme seal selleks, et elu viia neid asju, mida me eelmises valitsuses teha ei saanud. Nagu näiteks suurte riigiettevõtete börsile minek, 3. lapse toetuste poliitika täies mahus, vajalikud investeeringud ning väiksema ja keskmise sissetulekuga inimesele rohkem raha kätte jätmine, et ta oleks vaba oma pere eelarve planeerimises. See on hooliva konservatismi alus. Aga samuti vanema hüvitise süsteemi paindlikumaks muutumine, et rõhutada isa rolli ja võimaldada emadel töötada. Ja ka keelemajad, mis ei ole pelgalt lõimumise programmi osa, vaid jätkusuutliku ja toimiva keelepoliitika alus. Tunnistame, et meie teiseks suureks hädaks on tõe rääkimisel poolele teele pidama jäämine. Me peame rääkima asjadest nii, nagu need on ja olema järjekindlad, isegi siis, kui meie positsioon on raskesti seletav. Ja isegi siis, kui see võib põhjustada kriitikat. Ning 3. häda on olnud juhtimisstiil. Sisedemokraatia on väga hea asja, aga ka see peaks olema struktureeritud ja selgelt struktureeritud. Konkreetsed eesmärgid ja konkreetsed vastutavad persoonid. Kui on tehtud, siis rõõmustavad kõik. Kui ei ole tehtud, tuleb usaldada ülesanne teisele. Ja see puudutab ka juhtivaid poliitikud valitsuses. Poliitika analüütikud räägivad, et tähtis on endale vastand leida. Ja siin me võime tõesti juttu märkides rõõmu tunda. IRL-i vastandeid on parlament täis. Kes on praegusel hetkel teistest erakondadest huvitatud IRL-i kehvas seisundist? Kõik. EKRE ei armasta meid, sest nad tahavad tõestada ja teheda, et konservatiivid on ainult nemad. Vaba erakond, nad on meist sündinud. Nendel on meiega tavaline isa ja poja konflikt. Kesk, nende poliitiline retoorika on arusaadav, kui midagi selles koalitsioonis välja ei tule, siis on takistuseks parempoolne IRL. Sotsiaaldemokraadid on meie kõige ehedam maailmavaateline vastand. Ja lõpuks reform. Kuidas armastada IRL-i, kui meie oleme nad opositsiooni saatnud. Kõik, kes on parlamendis ja poliitikat tunnevad, teavad, et tegelikult IRL on tugev. Aga meedias on meist kehvake pilt. Mul kui endisel ajakirjanikul on kurb kuulda seda, kuidas justkui meedia meid peksab. Kallikesed. Antud juhul meedia ei peksa ilma asjata. Meid pekstakse valust. Valijate valust, et me ei paku seda, milleks olema mõeldud või ei seleta arusaadavalt, kuidas saavutama seda, mida tahame teha. Ja viimaseks, ma räägin sellest, mis on mulle eriti südame lähedal. Ma olen koos IRL-iga olnud vist rohkem kui 2 aastat. Ma tulin siis, kui reiting oli langevusoos. Ma liitusin erakonnaga 2 tundi pärast Erik Krossi reeturlikku lahkumist. Mingil
poliitika või tegelikult IRL-i poliitika nimi. Sündinud Venemaal, kasvanud siin. Ma pole unustanud oma juuri, aga olen Eesti riigi patriot. Olen toodud poliitikasse Siim Valmar Kiisleri poolt ning kannan Margus Tsahkna Isamaa 2-0 ideed südamesse. Mõlemad on olulised minu jaoks. Teisest rahvusest kodanikest peab oluliseks teie keele ja kultuuri kaitsmist, Eesti Vabariiki ja ka mõistlikku konservatismi. Ma tänan teid. Ma tänan neid, kes on endiselt koos meiega. Ja IRL-i asja esimene amet on minu jaoks au ja vastutus. Aitäh teile!